august ja laupäev august, ebareaalne. Ühesõnaga, me alustame uue vlogiga. Kui ma muidu kurdan teile, et ma olen olnud halb monteerija, siis praegu ma olen olnud viimastel nädalatel nii halb monteerija kui ka halb filmija. Ma pole mitu nädalat ühtegi videot filminud ja mingi 2 nädalat ühtegi üles ka pannud. Nii et seda enam aitäh teile, kes te olete minuga kannatlikud ja ikka vaatate mu videoid. Kell on kohe 7:30 ja ma pean umbes siuke 40-45 kodust ära minema. Sest et läheme täna õhtul Sandraga Riiga. Me lendame Riiga ja siis me läheme homme Kaunasesse Ed Sheerani kontserdile, nii et see on see põhjus, miks ma selle video praegu üldse teen. Et teid siis kaasa võtta meiegi jälle, aga rääkides siis sellest, et ma ei ole filminud ja monteerinud viimasel ajal või viimased nädalad, siis mis ma vahepeal teinud olen, täiega sajaga suve nautinud ja nagu juuli oli mega äge kuu ja nii palju tripimisi, käimisi, väga palju toimus, ülivähe olin kodus, et väga siuke äge suvekuu. Ja näiteks, mida ma ei filminud, oli see, kus me käisime ülimõnus nädalavahetus oli meil, me käisime Ekuga, ühesõnaga, mammu tädil on suvekodu Tõrva kandis, ülimõnus, käisime seal mammu ja mammu sõpradega ja siis mina Eku olime ühe nädalavahetusel seal, me käisime seenel. No tere! Minema parmudega ära. Käisime, issand, mingi Tõrva veehüppe-torn või midagi, see oli mingi Eku unistus juba ülipikalt, et ta tahab sealt hüpata ja kõige kõrgemalt ja ta siis hüppas ka. Ma olen rääkinud sellest mulle mingi 2 aastat, ma arvan, nagu reaalselt, sest see on siuke kant Eestis, kuhu me üldse ei satu. Ja ühesõnaga lõpuks ta sai selle mu unistuse täide viia ja see vesi seal oli nii ilus, puhas, värskendav, ülimõnus koht. Täiega soovitan minna sinna, ülimõnus. Ja siis nüüd eelmine nädal ma käisin Amsterdamis, ma olin ülikahe vahel, kas ma vlogin või mitte. Ja nagu täiega respekt kõigile nendele youtuberitele, kes filmivad absoluutselt iga nädal kõiki oma tegemisi ja nagu monteerivad need ülikiiresti ära ja panevad üles, onju. See ei ole mina, aga mega respekt neile kõigile. See Amsterdami minek oli väga eksprompt. Lendab Air Baltic, ma ka sain Air Balticuga juba mingi 2 tunni pärast. Amsterdami kokkuvõtte, mis ma mõtlen siis selle kohta öelda. Ma arvan, et praegu on see kõige hullem võib-olla turistibuum ka, sest et see oli täiesti fullis, see kesklinn oli nagu minu maitse järgi võib-olla liiga palju täis neid, aga kui läksid kuskile eemale, siis oli nagu väga okei. Siis see kesklinn või see piirkond oli üliräpane, see mulle ei meeldinud, siis see kanepi lõhn igal pool on ju, aga muidu ülitore. Ma olin vist 3 ööd Amsterdamis, sest ma lihtsalt juhuslikult avastasin, et mul on vabad päevad. Ja vabadel päevadel ma pigem üritan mitte kodus passida, eriti suvel ma tunnen, et see meie suvi on nii meeletult lühike ja ma tahan maksimumi võtta sellest suvest, ehk siis nagu jah, ma käisin Amsterdamis. Ja ma käisin muuseumis ja ma ei ole üldse mingi muuseumi inimene ja see oli siuke väga teistsugune muuseum, ütleme nii. Ma käisin see oli Amsterdamis on siis see Punase Laterna tänav või rajoon ja siis seal oli oma muuseum ja see oli nagu väga huvitav, väga silmi avav. Näiteks ma sain teada, et alates 50 € eest on võimalik siis mingid teenuseid siis naisterahvastelt saada, mis nagu 50 € on nagu nii väike raha. Oleneb millega sa muidugi võrdled, aga nagu sellise asja eest nagu see, et see on inimeste töö, see on lihtsalt. Aga jah, ma panen äkki siia mingid pildid, mis ma sealt teada sain. Nüüd, kui ma tulin Amsterdamist tagasi eelmine nädal, ma ei saa aru, kas ma olen olnud haige või mis on olnud viga, aga ma olen olnud nagu meeletult väsinud. Siuke tunne on olnud nagu oleks haige, aga ma ei kujuta ette, mis see on. Ja täna on nagu esimene päev, kui ma tunnen ennast paremini. Thank God, sest ma mõtlesin, et sinna Leedu-Läti tripile minna siukses olekus ei ole kõige toredam. Tänane päev oli siis selline, et mul oli tööpäev. Õnneks ma sain täna kodukontoris
kodus teha siis oma tööasju. Ja siis käisin jooksmas, mis oli ülinäis, sest ma see nädal see oli nüüd mu 3. trenn, aga ma ütlengi, et kuna ma olen nii väsinud olnud, siis need trennid on nagu tahaplaanile jäänud ja käisin jooksmas ülihea oli ja siis ma tellisin endale lõunaks Hawaii Device krõbekanapooli. See on mu üks kõige lemmikumaid asju üldse. Tööl ülitihti võtan lõunaks seda, ma panen siia pildi, millest see koosneb, see on nagu ülimaitse minu meelest, nii et ma soovitan teile ka proovida. Aga ma viskan veel viimased asjad kohvrisse ja siis läheme juba lennujaama. Ja ühesõnaga ma filmin on ju, aga ma mõtlesin, et kuna ma praegu monteerin ühte videot, kus ma käisime Sandraga Pärnus, kui sa ei ole seda Pärnu videot näinud, siis ma panen selle lingi siia alla, aga ja siis Sandraga videot filmides on see, et seal on hästi palju nagu naermist ja kõkutamist ja kekutamist, et ma ei tea, ma mõtlesin, et äkki ma teen selle praeguse video äkki rohkem nagu voice-overitena, et ma filmin klippe ja räägin peale, aga ma vaatan, sest et nagu ma mõtlen, see on võib-olla veits ebameeldiv vaadata, kui inimene lihtsalt ihihi ja haha terve aeg. Võib-olla ei ole, aga ma ei tea. Andke mulle teada, kas teid on häirinud see või kuidas teil on sellega. Aga davai, lähme nüüd. Ja lennujaama ja lennukiriietus peab olema mugav. Nii et see on väga mugav võtnud. Voice-over, sõidame. Tere tulemast Riiga. Me jõudsime siis enda sinna ööbimiskohta ja see on mega nunnu ja see on lihtsalt nii keskel, nagu kesklinnas, kui üldse võimalik. Nagu ta on pisike, aga ta on mega ilus ja see vannituba on lihtsalt nagu next level. Mingi suur peegel värkis ja meil koos sättida siin kõik päevad. Mega nunnu. Kiidame heaks või nii. Sandral meeldib, kuna see on kesklinnas, sinna mingi räme möll käib. Mulle nii meeldib. Sainul meeldib, ta on juba näpud püsti. Sandral on nii õnnelik, et sussid ka ja... Ja, ma kodus ei ole. Veel ma ei tea. See on lausa Slipper Premium. Kell on 11:30. Nii et, jah. Siuksel peotänaval siis. Nagu reaalselt see on nagu nii keskel, kui keskel saaks olla. Mega... See on juba sõbrad. Esimesed sõbrad Riias. Panen lingi alla ka, kui keegi tahab tulla siia nagu ikka. Ainuke asi on võib-olla see, et kui keegi on väga õrna unega, siis laupäeva õhtul seal oli ikkagi mingit melu ja muusikat kuulda päris kaua öösel siis. Ja ühesõnaga, kuna meil olid kõhud tühjad pärast lendamist ja reisimist, siis me läksime veel välja ja lõpetasime kuskil karaokebaaris. See oli väga lõbus. Abielupaar. Me oleme nüüd jõudnud Kaunasesse, aga mitte veel kontserdialale, sest seal on nii palju treppe, et meil on väikest pausi. Me tulime siia 4,5 tundi bussiga ja me läheme öösel siit bussiga tagasi Riiga
kas sa rääkisid mitte niisama bussiga, aga see on mingi liinibuss pole või Lux Express, see on ikkagi fännibuss. Ja Saino kujutas ette, et see on selline fännibuss, kus terve aeg nagu lastakse Sheerini laulama sille kõik koos. See on lõbusalt. Ma arvan, et äkki tagasi tulles teeme ära seda. Reaalsus ei olnud selline. Ühtegi viisijuppi üles ei võetud. Ja ühesõnaga, ma ei tea, suht pikk sõit, 2 peatust, 4,5 tundi ja nüüd, ma ei tea, nüüd kell on 3:05 ja kontsert hakkab. Esimene artist on, ma isegi ei tea, kes see tuleb peale alles 1,5 tunni pärast. Ei, tunni ja 15 minuti pärast. Aga see on mingi suvaline, keda ma ei tea. Vaast, aga ta on mingi ülipopp. No võib-olla Leedu lastel. Ei, ma ei tea, peame uurima, kes on. Aga ja siis on veel teine soojendusesineja ja siis on Sheeran kell, mis kell? 8:30. 8:30 ja kell on praegu 4:05. On, ei 3:05, okei. Ühesõnaga, aega saab mõnusalt parajaks teha siin. Võib-olla saame midagi hamba alla. See päikad. Ilm on ka mega ilus, seda tahtsime ka öelda 24 kraadi, nii et täiega on vedanud. Ja hommik algas väga äreval noodil. Ja midagi pole jõudnud rääkida täna. Ma ärkasin reaalselt selle peale ja Saino oli juba üleval. Aga ma ärkasin selle peale, et inglise keeles oli mingisugune announcement, et kogu aeg kordas ühte announcement'i mingi, et on mingi hädaolukord, minge kiiresti sellest hoonest välja ja siis esimesse mingi sinna evakuatsiooni kogunemiskohta. Ühesõnaga, seda kordas kogu aeg otsast peale ja siis nagu ma ei tea, saan hakkas guugeldama juba, mis juhtunud on või midagi maailmas, aga ma ei tea, kedagi ei liikunud ja me ei läinud siis jah. Praegu me oleme elus. Aga nagu väga siuke hirmus oli küll hommikul ärgata, et nagu mis asja. Ja see ei olnud nagu mingi tuletõrje alarm, vaid see oli nagu miskit muud. Aga ma ei kujuta ette, kas see oli mingi error või mis, sest et kui see oli vale häire, siis nagu minu meelest ikkagi peaks panema mingi uue kordusteate, siis hiljem, et kõik on korras, vaata. Aga jah, muud vist ei olegi märkimisväärselt juhtunud või? Ja kuigi meil alguses tundus, et meil on nii ebareaalselt palju aega, et mis me sellega kõik ära teeme, siis tegelikult see aeg läks väga kiiresti, kuna seal oli nii palju erinevaid söögiputkasid, joogiputkasid, nii et ei olnud midagi liiga palju aega meil. Ja kusjuures see kontsert oli Ed Sheerani ainuke kontsert Baltikumis sellel aastal, mis on väga huvitav valik, et ta otsustas selle teha just Kaunases. Ja see lava ja kogu see disain, seal oli siuke 360-kraadiline lava, ehk siis ta tiirutas ümber seda lava ringi, kohe varsti näete, et sai teda nagu väga lähedalt näha ka. Ja kohe tuleb siis kontserti osa, ma üritasin reaalselt kokku tõmmata seda kontserti osa, aga ma ei suuda, mulle lihtsalt endale nii väga meeldivad kõik need laulud, et ma panen ekraani peale, kuhu maani te võite kerida, kui teid see kontsert ise ei huvita. Aga kui teid huvitab, siis ma ei tea, you're welcome, saate nautida tasuta seda kontserdit. Ma tõesti lihtsalt ei suutnud rohkem maha lõigata. Just
6 years old, I'm the one. Found my heart, broke it here, made friends and lost into the mist. I've not seen the roaring fields in so long. I know I've gone. I can't wait to get no closer. Give me the shiver. Maybe you wanna dance to the sunlight. And when they say the party's over, we'll bring it right back. Take I love it in a different night. Get no closer. Give me the shiver. Maybe you wanna dance to the sunlight. He's in the class 18. In her daydream in this way since 18. Lately I've seen slowly sinking, wasting, crumbling like pastries, and they scream the worst things in life come free to us, cause she's just under the upper hand. Goes mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight unless you mean it. Don't tell me you need me if you don't believe it. So let me know the truth before I dive right into you. Right before. Give a little time to me. We'll burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. And all I want is the taste of your lips and out my mind, my mind. You know, give a little time to me. We'll burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste of your lips and out my mind, my mind. Every mountain, scream every ocean, just to be with you, fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. I wanna fly. kell on 2 on südasuvi ja ma olen siin paksu pleidi sees. Mis päev üldse on? Esmaspäev. Ja ma ei tea, märkasime juba mitu tundi tagasi tegelikult. Ja siis me mõtlesime kuhu sööma minna ja eile fännibussist ühed tüdrukud soovitasid meile ühe populaarse koha, hommikusöögi või brunchi koha. Ja see oli tegelikult 150 meetrit meie kodust ehk kesklinnas ja see oli suletud, ehk siis nüüd me kõndisime 20 minutit järgmisesse. Ma panen selle koha nime siia, kui see on hea, siis tulge ka.
ühesõnaga me oleme nii näljas, et te lihtsalt ei kujuta ette. Kui me saame keresse mingit sööki, siis võib-olla räägime kontserdist ka, aga praegu null energiat. Vot. Esimesed märjukesed on lauda toodud. Võtsime mõlemad segu kreibi apelsinimahla ja vaadaks seda jääkohvi. See tundub ülihea, palun ole hea. Suur kanister vähemalt. Ma tunnen, et see on väga vajatud hetkel. Üksin toimetab juba. Mängib abikokka. Söök saabus. Mul on mingi kanaga ohvel, salat kõrvale, sann on see shakshuka või mis iganes see on. Nii tundub mõnus. Through the arbor in the garden room, wings are beating, baby, me and you alone. Pencil drawing phases of the moon, all through the stages, becoming seen into. Ma ei näe ka midagi. Kõigepealt teeme cheers. Lõpuks ei anna jooma. Cheers to that. Nii. Kell on 5. Tuleme tahapoole varju. Me oleme siin juba istunud mingi, ma ei tea kaua. Tunnikese kindlasti. Ja ülimõnus siin keskplatsi peal. Nagu näete, taga inimesi voorib. Nii et mulle täiega meeldib inimesi vaadata, nii et siin ma olen saanud selle hobiga tegeleda. Tere! Aasta YouTuber on tagasi siin, kes on teile nii hästi vloginud kogu see reis. Aga käes on õhtu, kell on 9 kohe. Ja me nüüd läheme õhtust sööma. Jällegi soovitus, mis me saime ühelt sealt kohalikult tüdrukult. Koha nimi on Italissimo, ehk siis Itaalia toit, nagu võib-olla aru saate. Ja ühesõnaga need tüdruku mõlemad täiega haipisid seda kohta, et see on lihtsalt mingi parim koht maailmas. Nii et me lähme sinna. Ja me käisime päeval veits poodides pärast seda, kui me olime selle ära kokteilitanud. Ja nüüd me tegime kodus kiire peatuse. Ja väikse uinaku. Mina tegin reaalselt mingi uinaku, mingi, ma ei tea, 20 mitsa. Ja mul on siuke tunne, nagu ma oleks just ööunest ärganud. Nii et ma olen nii lost. Aga läheme sööma ja nagu annab tunda, et see öö oli siuke katkendlik, ütleme nii. Aga lähme sööme maitsvat Itaalia toitu. Ja siis ma ei tea mida. Peale või on kooliaga. See tundub nii halb. Ära ütle, et kõik on väga hea. Mulle meeldib. Kange ei ole nii sõnane. Ja aga nagu oli kange ennast. Minu mõttes on väga kange, aga väga maitsev. Aga nagu... Ja tal on... Endal peavaluda peale seemist joogist, aga... Ja ta ütles, et tal on metsik peavalu. Sellest me jäime Aperol enne. Ja näed. Nüüd on mida kangem. Ma arvan, kas see suve. Ja see koht esmapilgul tundub täiesti absoluutselt imeline.
jaa. me tellisime 2 peale 3 erinevat toitu või? Soolast ja 1 magusa. Ups, aga see on parim viis, kuidas kõik asju saab süüa. ja me oleme tõesti positiivselt üllatunud, kui mega ilus ja hea see kõik tundub. Nii et palun vaadake seda. Palun vaadake seda. See on mingi burrata salat, parmasingiga oli või? Pitsa, väidetavalt väike pitsa ja siis kukeseene trühvli risotto veel lihtsalt kukeseene. Vaadake palun, OMG. Noor välja, kui ma olen kaugemalt vaatan ära. Lõpeta. See tundub mega. Vahekokkuvõte. See on täiesti legendaarne koht. Täiesti legendaarne. Mul ei ole ammu. Legendaarne. Legendaarne okei, vabandust, restoranis. Aga reaalselt nii imeliselt head toidukogemust ei ole mul olnud väga ammu. Nii et ma ei tea, kui te tulete Riiga, siis päriselt täiega soovitame. Me ise olime, nagu me vaatasime internetis pilte, me olime peaaegu poleks tulnud siia, sest et pildid on nii, kuidas öelda? Petlikud. No need ei absoluutselt. Seda päriselt on see. See on tõesti ainult kiidusõnad. Me veereme siit koju pärast. Saabus viimane käik. Ma tõesti toidu koomas. Ühesõnaga, see on siis 2 peale. Ma näitan teistpidi. Selline ta on. Võtsime tagasi hotelli. Ei viitsi tegelikult praegu rääkida. Millal siis räägime? Räägime ära. Räägi. Aga tule ka niimoodi lõpus, kus me oleme lustakad, nagu peaks rääkist ilma üles. Räägime nüüd. Tere! Täiesti toidukoomas. Kell on 12 öösel. On või? Mõtle, ma olekski täiesti nagu ootaks kedagi. On 12 või? Ootusaeg. Ütle, mis kell on, noh. It's baby time. 23.50. 23.50. Oota, kuidas see kuju langeb. Täiesti üle. Okei. Tegelikult see on reaalselt nii hull see toidukomma, see on muidugi täiesti teisel tasemel. Ei ole hea olla, jah. Aga õnneks meil oli jalutuskäik pikk tagasi. Okei, räägime ära kontserdist. Esiteks räägime oma backgroundist. Sandra on käinud. Mina olen see juuretõmbult Viljandis. Sündisin offline'is. Mis backgroundist? Mis meil eetika on taust, noh? Mina olen käinud ühel kontserdil aastal 2015 Tallinnas. Sandra on käinud kahel kontserdil üks aastal 2000. Ühel sa läksid üle, kus me pidime koos minema. Ja me pidime minema 2019 aastal Barcelonasse, piletid olid ostetud. Pidime koos minema, pane mulle näkku, ma ei tea. Pidime minema koos ja siis ma läksin samal ajal täpselt stewardessiks ja mul olid mingid koolitused ja ma pidin valima põhimõtteliselt kas see töö või siis see kontsert. Kas töö või mina ja ta alati valib töö? Ja on tööhoolik, nagu näha. Tööhoolik. Ühesõnaga siis Sandra läks oma emaga. Ja see oli nii kõva. Ja Sandra ütles, et see oli ta mingi elu parim kontsert. Ei olnud. Üldse Kuni küll. Taylori kontserdini selle jah. Nojah, see nüüd Taylor number 1, EED 2019 number 2. ja 3. See ei ole 3 või? See, mis eile oli? Ei, tegelikult see ei ole väga. Okei, ma tean, et Sandra ei nõustu sellega, aga minu jaoks see, me rääkisime eile sellest, et minu jaoks see EED kontsert oli minu jaoks parem kui Taylor Swifti kontsert. Ja sain jälle nõus. Bombastic saine. Tegelikult see oli väga super. No aga see ei olnud Ma juba rääkisin, miks see minu jaoks oli see teine parem. Mitte rahvale. Mitte teile. Jah.
aga räägi ma neile. teile ka kõike rääkida. Ütle palun. mis ma juba ütlesin? Ma ütlen siis, miks mulle meeldis rohkem Eedi kontsert, sest et minu meelest see oli kuidagi, läks mulle rohkem südamesse. Päriselt läks, sa teed niisugust nägu. Me olime Eedi kontserdil üli lähedal, nagu reaalselt põhimõtteliselt said talle silma sisse vaadata, kui ta laulis. Taylori kontserdil nagu meil olid head kohad, aga ikkagi me olime kaugel ja me põhiliselt enamus ajast ma vaatasin ikkagi ekraani. Nii et nii huvitav meil ongi koos siin. Aga ühesõnaga Eedi kontserdil see oli nagu nii lähedal talle. Ja ma ei tea, minu meelest see, et ta on üksi laval põhimõtteliselt ja ta nagu entertainib nii hästi ära nii suure rahva hulga. Ei vä? Mulle meeldib täiega see, et mis ma ütlesin, mulle ei meeldinud Taylor Swifti kontsertil see, et ta ei rääkinud üldse mingi stories. Ja Eed rääkis nagu mitte lahedaid, aga rääkis nagu väga personaalseid lugusid oma elust, mis mulle väga meeldis, et kuidas need laulud on sündinud või näiteks seda. Ja siis jah. Sain ütles, et okei, võib-olla sulle meeldis sellepärast rohkem, et sa tead Eedi lugusid rohkem kui Taylori. Ei, sellepärast, et ma juba üks aasta, kui ma 2019 käisin, siis ma olin väga suur fänn. Ja siis peale seda ma olin täiesti nagu mingi obsessed. Nii et ainult sellepärast nagu. Eed, mul on ikka väga, olen suur fänn iseenesest. Ja kas sa ütlesid, et mulle meeldis võib-olla selle pärast Eedi kontsert rohkem, et ma tean paremini Eedi lugusid, kui ma tean Taylori lugusid. Jah, pluss sa ei käinud 2019. aasta kontserdi, mis oli lihtsalt nagu epicness. Ja. Siis ta ütles, et 2019 aasta see Eedi repertuaar oli täpselt see, mida me siis hullult palju kuulasime, aga nagu nüüd need, mis tal viimased albumid on tulnud ja need laulud me ei ole nii palju kuulanud. Aga see tuuri puhul oli, see mulle väga meeldiski, see, et meil on nii lõbus siin koos. See mulle meeldiski väga selle tuuri puhul, et ta tegi neid vanu laule üli palju. Tegelikult oli väga ilus, väga tore kontsert. No minu jaoks oli see nagu täiesti sõna kirjeldamatult südant soojendav. Üks asi, mis häiris meid mõlemaid ja mis ei ole selle nagu millest ma aru ei saa, on see, kui sa lähed Ed Sheerani kontserdile ja jood ennast purru ja siis röögid lihtsalt laulude ajal. Nagu sa ei ole kuskil, ma ei kujuta ette, mis festivalil kuskil seal Pühajärvi Jaanitulel, et niimoodi käituda. See oli väga veidar, et ülipaljud ümber keegi ei teadnud sõnu või mitte keegi ei laulnud, ainult üks tüdruk laulus mu kõrval. See oli hea naljakas, et nagu ja me olime nagu ees, nii et väga ees mõeldaks, et seal on just kõik nagu siuksed tulihingelised fännid, aga ma ei tea, kas see on liialdus, aga praegu, kuna emotsioonid on väga värsked, siis ma ütleks, et see on mu mingi elu parim kontsert on reaalselt. 4 peale seal oli. Pekki, sul on 3 aasta. Ma ei tea. Ja teisel kohal on Ed Sheerani teine kontsert ikkagi sa vaisite, jah? Jah. Nii et ma ei tea. Tegelikult see oli jumala kõva, tegelikult see oli ka haigelt kõva. See oli nii hea kontsert ja ta lihtsalt laulab nii hästi ja ta on lihtsalt... Ta on armas. Ta on nii muhe, ta on nii humble. Ta on nii vahetu ja see on päriselt tume, mitte ta ei rääkinud seda lihtsalt rääkimise pärast, et ma olen tänulik, et sa tõesti nagu... Jah. Nii et täiesti sõnatu läheks veel ta kontserdile. 4. korda kellegi kontserdi pool nii palju käinud. Ma läheks reaalselt. Ja me oleme nagu täiesti hullud selles mõttes, et selle viimasel ajal see kontserti eelarve on natuke lõhki juba läinud, aga eile, kui me olime teel sinna Ed Sheerani kontserdile, siis me mõtlesime, et päris lahe oleks sinna Telli kontserdile ka minna. Me ei ole piletit ei ostnud, aga me hakkasime mõtlema teel sinna, et need Adeli kontserdid toimuvad Münchenis. Et me hakkasime mõtlema, et kas kuidagi need nagu mängiks välja, aga need on juba väga varsti siin augusti lõpus. Me peame vaatama, kas see mahub meie esiteks graafikusse, kas see mahub meie eelarvesse. Graafikusse võib-olla eelarvesse, kohe kindlasti mitte. Aga me ikkagi ei ole seda välistanud. See oleks väga lahe tegelikult, kui hakkamegi nüüd seda arutama. Nii et ma loodan, et te saite hea ülevaate kontserdist. Ja homme on meil siis viimane päev ja homme me lendame tagasi koju. Nii, mina võtsin mille? Sa võtsid ka selle, jah? Bacon in Mexico, tundub hea.
mina võtsin kreibi, apelsinimahla, jääkohvi. Sainu võttis porgandi, õuna, apelsinimahla. Teate, ausalt, ma läksin natuke närvi, ma olen mingi esinedes hirmne. Ma tegelikult tahtsin sama mahla, aga ma ei tea, võiks. Ühesõnaga, aitäh. Oh, thank you. Ilus. Väga ilus. Jam. Ja nagu reaalselt tehke Tallinnasse ka mingi peigeli koht. Kuidas ei ole? Me teeme ise Sainuga, kui keegi ei tee.